Tervist, minu nimi on Allan ja ma töötan Tartumaa Omavalitsuste Liidus terviseedendajana. Tere, mina olen Teli ja olen Luunja Keskkooli huvijuht ja täna oleme kogunenud ka siia Luunja Keskkooli, et üles filmida eakatele mõeldud liikumismänge. Tere, mina olen Martin, Tartumaa Spordiliidu tegevjuht ja meie oleme siis juba 1,5 aastat võtnud osa Erasmus+ projektist koos Hollandi ja Taani partneritega, et õppida, kuidas tervena elatud aastate arvu suurendada noorte ja eakate koostöös. Täna oli meil siis siin üks hea võimalus neid mänge ja erinevaid liikumisviise reaalses elus rakendada. Tegevused on meil jagatud 4, et kavas on viskamine, püüdmine, veeretamine ja lihtsalt osavus. Nii, esimese mänguna on meil siis kavas pallide viskamine vihmavarju peale, et see on siis noortele ja eakatele mõlemale selline lõbus võimalus, kuidas siis enda viskamist, koordinatsiooni arendada. Mäng on väga lihtne, et üks mängijatest hoiab vihmavarju nii kõrgel kui saab ja teistele mängijatele jagatakse siis erinevad pinksipallid, sulgpallid, tavalised pallid ja nende eesmärk ongi need pallid siis võimalikult ilusti kõrge kaarega vihmavarju peale visata. Sulgpallide topsi viskamine. Et tegelikult siin ei pea kasutama ainult sulgpalle, võib kasutada kõiki palle, seda me ka siin tegime. Et eesmärk on siis 2 mängija vahel, üks on püüdja, teine on viskaja ja proovitakse siis koostöös saada pallid topsi. Et see on väga tore mäng, mida vanavanemad saavad oma lapselastega koos teha. Lapsed näiteks viskavad, vanaema vanaisa püüavad ja siis vahetavad. Et lõbus, lihtne ja samamoodi arendab nii koordinatsiooni kui ka visketäpsust. Järgmiseks mänguks on meil siis pinksipallid põrkega munaresti saamine. Et siin me kasutame siis pingpongi palle, munareste ja 2 tiimi vahel toimub siis võistlus, et milline laudkond saab pallid kiiremini munaresti. Et kõigepealt tegime me siis 1 põrkega, seejärel oli raskem versioon, kus pall pidi tegema 2 põrget enne, kui ta võis sisse minna. Kui tegi ta 1 põrke või tegi 3, siis see kord ei lugenud. Ja viimases versioonis tegime siis 3 põrke, kus enne kui pall sisse läheb, peab pall tegema vähemalt 3 põrget. Neljandaks mänguks on meil siis lennukiga pallide maha viskamine topsi pealt. Et selle jaoks on vaja meil A4 paberist voltida 1 lennuk, sellel on vaja 3 topsi ja 3 palli. Eesmärk on siis visata võimalikult väheste visetega pall topside pealt alla. Siin on näha, et mõnikord suudad sa 1 viskega isegi 2 palli alla saada, teinekord viskad jällegi topsile pihta, aga ükski pall alla ei kuku, et on ka natuke õnne vaja, aga tegelikult eelkõige ikkagi täpsust ja osavust. Järgmise mänguna on meil siis kavas liivakoti vise jalaga, et seda saab mängida mitut moodi. Võib teha selliselt, et kes suudab visata kõige kaugemale, et panedki liivakoti endale jala peale ja vaatad mitu meetrit see edasi lendab. Täna me otsustasime teha siis mitme mängija koostöös, et üks on siis püüdja ja teine on viskaja. Et püüdmise osa juures meil siis esimese asjana on kavas liblika võrguga pallide püüdmine. Et selleks meil on siis laua peal erinevad pallid. On pingpongi pallid, sulgpallid, tavalised pallid ja ühel mängijal on liblika võrk. Laua ümber istuvad mängijad siis hakkavad ühekaupa palle viskama ja liblika võrguga mängija proovib neid palle võimalikult palju kinni püüda. Et tegu on siis väga hästi koostööd arendava harjutusega ja see on kindlasti jõukohane kõigile, et ükskõik millises eas oled sa väike laps, oled sa eakas, igal juhul on seda lihtne ja lõbus teha. Järgmine versioon püüdmisest on meil siis kaustikuga pallide püüdmine. See sarnaneb väga liblika võrguga püüdmisele, kuid ainsana on siis vahetunud vahend, millega me palle püüame. Väga kaasaarab, kes ei taha teha võistluse peale, võib lihtsalt proovida püüda visata ja ei pea enda tulemust lugema.
topsiga veereva palli püüdmine. Et siin istume ümber laua, ühel pool lauda olev inimene paneb palli veerema, teisel pool lauda olev inimene proovib siis seda veerevat palli laua äärest topsiga kinni püüda. Et see on jällegi võimalik teha raskemaks, saab veeretamise asemel panna palli põrkama, saab lühema laua asemel istuda pikema laua taha, aga tegu on jällegi väga jõukohase mänguga kõigile. Veeretamisena on meil siis esimese mänguna kavas sama värvi topsi ümber veeretamine. Et siin siis on võimalus väga mitme erineva osavuse kasutamiseks, et sa pead suutma palli veeretada, samal ajal pead vaatama, millist värvi see tops on, millist värvi su pall on ja seega siis oligi eesmärk veeretada ümber oranži palliga oranž tops, sinise palliga sinine tops ja kollase palliga kollane tops. Et juhul, kui veeretad ümber vale topsi, siis toodi tops tagasi lauale ja tegevus algas otsast peale. Järgmise mänguna on meil kavas teibi külge pallide veeretamine. Et siin on siis punktisüsteem selline, et kui sa veeretad palli esimese teibi külge, saad 1 punkti, kui sa veeretad palli teise teibi külge, saad 2 punkti ja kui veeretad palli kas mõlemast teibist üle või jääb ta 2 teibi vahele või jääb ta liiga lühikeseks, siis on selle eest 0 punkti. Osavus ja nipp seisnebki selles, et proovida veeretada pall üle esimese teibi, aga et ta jääks teise teibi külge kinni, et saada 2 punkti. Et meil õnnestus siin siis saada 3 ja 4 punkti, lõpuks jäi rekordiks 5, et 6 punkti ei õnnestunud kellelgi saada, küll aga suutis üks mängija saavutada 0 punkti, kus ta 3 viskega ei suutnud mitte ühegi teibi külge kinni jääda. Ja viimaste mängudena on meil siis kavas osavusmängud, et need on siis kõige rohkem vahendeid nõudvad mängud, et tegelikult esimesel mängu puhul on vaja ainult topse ja jalgu, et see on üsna kerge, sul on vaja tooli, kus istuda turvaliselt, et mitte ümber kukkuda ja siis sul on rida topse, meie puhul on neid siis 8-10 ja su eesmärk on siis jalgadega topsid tõsta üksteise sisse, käsi kasutada ei tohi. Et see on jällegi väga lõbus mäng, mida saab teha aja peale või siis paarilisega, et panete võrdse arvu topse ja kumb saab ennem valmis. Põnevaid taktikaid on siin erinevaid, et kes kasutab 2 jalga, et topsid üksteise sisse tõsta, kes kasutab 1 jalga, paneb jala topsi sisse. Igal juhul eesmärk on lihtne, võimalikult kiiresti saada kokku kõikidest topsidest koosnev torn. Järgmise mänguna osavuse kategoorias oli meil siis topsi äärest pesulõksude võtmine. Et siin on päris mitu erinevat jällegi tegevust, et sa pead panema sama värvi pesulõksud, sama värvi topsi või munaresti külge. Et meie puhul siis oranžid pesulõksud tuli panna oranži topsi külge, sinised pesulõksud sinise topsi külge ja seda tegime samuti paarides, kus kiirem paariline siis võitis. Järgmise mänguna on siis pesulõksude kiiruse peale inimese küljest võtmine. Siin on siis 2 mängijat, kes omavahel võistlevad ja 3. mängija, kelle küljes on pesulõksud. Jällegi tuleb jälgida, mis värvi on pesulõks ja panna pesulõks vastavat värvi topsi.
Igal juhul viimane mäng oli siis väga põnev, et pudelite külge oli pandud õhupall ja pudelit pressides läks õhupall natuke täis ja seda kasutades oli võimalik topse üksteise sisse tõsta. Võistlus käis siis jällegi kiiruse peale, et kes suudab teha kiiremini kõrgema torni ja lihtsate vahenditega, jällegi käepäraste vahenditega on üks väga lõbus ajaviide.